tšau, vaatame taas kord, et mis sõnumid siin ootavad. Ma loodan, et sa saad siit kas mingit toetust või abi või mingeid lahendusi või mingeid mõttekäike või lihtsalt mingeid häid mõtteid juurde või ideid või ka lihtsalt nii-öelda meelelahutust või rõõmu, mis iganes. Ja sõnumid tulevad täpselt nii, nagu nad tulevad, mul hakkab tihti automaatselt mingi jutt jooksma ja alati kohe ei hakka jooksma. Ja tuleb see jutt, mis tuleb ja see info, mis tuleb, see tuleb. Aga minu eesmärk on, et see kuidagi tooks lahendusi ja abi ja kui on mingi murekoht, et siis see aitaks kuskilt sealt kuidagi välja mingil määralgi ja annaks lahendusi sulle. Ja vahepeal need sõnumid, näiteks kui sa vaatad video, siis nad juba kehtivad, et juba sa oled selles olukorras sees. Ja vahepeal need sõnumid nii-öelda realiseeruvad alles mingi nädala või paari pärast või isegi kuu aja või hiljem pärast. Et kui sa valid mingi, siin on valikuline ladumine, et siin on eri grupid, 4 gruppi. Ja video all on muidugi numbrid jälle, saad minna otse enda grupi juurde kohe, kui sa juba oled siit leidnud enda kaardi. Või siis ka mitu gruppi. Et ei pea ainult ühte gruppi valima, saad ka mitu gruppi valida ja saad edasi kohe liikuda sinna enda grupi juurde. Ja pane video pausile, võta aega, vaata rahulikult. Kui ei tõmba mitte ükski, tule teine kord tagasi, kui tahad. Võib-olla siis mingi kindel grupp sind tõmbab. Sind võid tõmmata mingi värv rohkem või mingi pilt rohkem. Ja jällegi ma ütlen seda, et vahepeal inimesed, keda ma tean, ütlevad, et valivad mingi grupi, aga mina tean, et nendel on mingi teine grupp ja siis ma ütlen, et aga kuule siis seda gruppi ka, siis ma ütlen neile, et mis neile rohkem on. Et nii võib ka sinul olla, kui sa valid mingi grupi ja see sind nagu üldse ei kõneta, siis sa võid mingit teist gruppi kuulata. Või siis sellest grupist, mis sa valisid, seal võib olla sulle näiteks üks infokilluke on ainult vajalik. Ei pea kogu grupi jutt sulle kuuluma. Et see võib ka kuuluda niimoodi, et osake ühele inimesele, osake teisele inimesele ja nii edasi. Aga ma näitan ligemalt ka. Et esimene grupp, teine grupp, 3. ja 4. Ja näitan ligemalt, see on esimene grupp. Teine grupp. Kolmas. Ja 4. grupp. Ja kui sa ei ole veel ära valinud, siis siin saad aega võtta rahulikult ja valida. Ja kui sa oled valiku teinud, siis me näemegi sinu grupi juures. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 1. Sinule siit tuleb sõnum juurtšakra. Ja all on, et mul on kõik, mida vaja on, et ellu jääda ja nii-öelda toime tulla ja kasvada füüsilises plaanis. See võib olla, et ta siin allpool nagu helendab nii-öelda. See võib olla seotud materiaalsusega, mingi rahalised teemad, aga ka füüsilised teemad, naistel naiste teemad, meestel meeste teemad. Et midagi võib olla sellega seoses ja ka turvatundega seoses, et ta nagu hoiab ennast ja seal all nii-öelda helendab, et sellega seotult võib tulla ka siis materiaalselt või füüsiliselt või mingis sellises mõttes võib tulla mingisugune paranemine või tervenemine või mingisugune, ma ei tea, energia läheb liikuma või mingid, ütlemegi, et midagi läheb nagu liikuma, mingi areng saab toimuda su elus, et midagi saab nagu paremaks minna. On okei muuta meelt, kui sa saad juurde uut infot. Ja tõenäoliselt
sa võid saada juurde siis mingit infot või noh, ütleme, et mingi olukord on näiteks mõne inimesega seotud ja noh, sa näiteks ütleme, et sa räägid temaga ja sa saad mingit infot näiteks tema käest, mis muudab sinu nagu meelt, kuidas ma ütlen, ütleme nii, et on hästi, ma tean küll, mis olukord on minu peas, et ütleme, et on mees ja naine ja naine mõtleb näiteks, et kas minna selle mehega edasi või mitte. Ja siis see naine näiteks küsib mingeid asju ja küsib, et mis on sinu eesmärgid või meie eesmärgid või et kus sa tahaksid, et meie koos liiguksime. Ja näiteks see mees ütleb midagi, kas siis head või halba sinu jaoks. Et kas see on midagi, mida sa nagu ootad või midagi, mis sind ei kõneta üldse. Ja siis vastavalt sellele on nii-öelda okei oma meelt muuta edasiste sammude osas, et kas siis ühiselt või eraldi või mida te üldse teete. Noh, see on selline näide, et sa oskaksid seda oma elus siis rakendada, mis iganes elualale see kehtib. Ja igatahes, mis iganes info sealt tuleb, sul öeldakse, et sul on olemas kõik, mida sa vajad, et ellu jääda, et toime tulla. Vot. Et kui sa peaksid näiteks, noh, kui on see suhteteema, siin kohe tuleb see suhteteema välja, et kui sa mõtled kas eraldi või koos minna edasi näiteks, lihtsustatult selline näide, et kui sa mõtled näiteks, saad temalt infot, mingit infot ja sa mõtled, et hästi, et ma vist mõttekam on minna eraldi edasi nii-öelda üksi, siis sulle öeldakse, et sa saad ilusti iseendaga hakkama, sa tuled endaga toime ja on okei oma meelt muuta. Ja see tähendab ka enesearmastust ja iseenda valimist. Aga vaatame, mida sulle tarokaardid ütlevad. Ja ma siin natukene segan seekord kaardi ees. Või tähendab video ees. Kaamera ees siis. Veel üks kord. Ja esimene sõnum sulle on mündi 8. See on millegi kallal töötamine. Et see on see jällegi, et sul on olemas kõik, mida sa vajad. Näiteks rahaline teema. Sellega tegelikult sul on nagu hästi, ütleme nii, võib-olla ka, noh, et võib-olla sa muretsed, et kas on hästi või et kuidas edasi. Aga see on sul, ma tahaks öelda, natukene kindlustatud. Et täpselt sama jutt põhimõtteliselt, see, et sa oled kindlustatud, tuli ka eelmise ladumise esimeses grupis välja täpselt sama, et sa oled kindlustatud ja see sama sõnum toetab, täpselt sama sõnum tahab ka siin välja tulla tegelikult sulle. Et ma taas nii-öelda kinnitaks, et ei ole vaja liigselt muretseda. Ja siin kaardi peal ta meisterdab midagi või nagu valmistub millekski. Et võib-olla siis on ka see, et sul võivad ka tulla nii-öelda uued eesmärgid, kas siis eraldi või ühiselt, kui see on kellegi teisega seotud. Ja selle kallal ka töötamine, et selle kallal vaeva nägemine. Aga see võib olla ka ainult sulle see sõnum. Et võib-olla sul on mingisugune uus eesmärk näiteks ja sa hakkad rohkem selle nimel tegutsema. Või siis nagu ka rahaliselt sa, ma ei tea, mõtled rohkem ette või mingi fookus on sul või mingi suund on sulle kuskile võetud. Ja ehk et nagu eesmärgipärane tegutsemine on su elus kas siis nüüd tekkinud rohkem või siis hetkel on fookus rohkem sellel. Ja tornikaart on siin, et see läheb selle algse sõnumiga kokku natuke, et see, kui on suhteteema, et siis seal on mingid muudatused ja väga suured muudatused. Ja see võib olla ka sinu enda elus. Et rakenda seda sõnumit täpselt nii, nagu see sulle kehtib, kas siis sulle endale või siis sinule ja veel kellelegi. Et suured muudatused, elu ümber muutmine
teistmoodi tegutsemine, ma tahaks öelda, et mingi teises suunas vaatamine, mingisugune suunamuutus justkui oleks siin toimumas. Ja kuu, siin ma tahaks öelda, et see, mis oli varjatud või pinnal, saab nüüd ilmsiks ja nähtavaks. Et võib-olla need on ka siis sinu emotsioonid või hirmud või unistused või illusioonid. Võivad ka olla mingid asjad, mida sa ise oled võib-olla pinna alla peitnud. Kas uskumused või arvamused või mingi siis näiteks iseenda tõde, mida sa ei ole tahtnud tunnistada endale. Aga see tuleb rohkem nüüd ilmsiks. Ja jällegi see võib olla seotud selle sõnumiga, et on okei muuta meelt, kui sa saad juurde uut infot. Ehk siis, nagu ma juba ütlesin, et see, mis oli varjatud, saab ilmsiks. Ja siin on karikate 7, mis on tegelikult valikute kaart, et näiteks mida valida, mis suunas minna, mis oleks see õige ja parim valik. Et sa võid küll siin mõelda ja mõtiskleda ja et mis see parim valik oleks. Aga mulle tundub siin, et siin on ainult üks valik. Et siin on mitmed erinevad karikad ja ainult üks nendest on kõige suurem karikas. Ehk siis mulle tundub, et ka nii-öelda valik on illusioon. Et see oma peas võid justkui mõelda, et mingid valikud on või mis suunas minna, ma ei tea. Aga tegelikult sa tead tõde, sa tead, mis on õige valik, sa tead, mis suunas minna ja siin ongi ainult üks tõde. Ja see on seesama kuukaart ka, kus need illusioonid, et võib-olla sa lõpuks oled siis võib-olla iseendaga ka aus. See võib ka olla see tõde, nagu ma vist ütlesin, ma ei tea, et ka sinu enda seest võib see uus info tulla või see tõde välja tulla. Et mis valikut siis teha, mis on sinu jaoks see parim asi, mida valida ja mis suunas minna. Ehk siis see tõde on sulle juba teada. Lihtsalt see võib-olla saab nii-öelda ilmselgeks nüüd. Ja veel üks kaart ja on mõõkade 2 ja tegelikult mõõkade 2 on selline otsustamatus, aga paki all on ka surmakaart tegelikult. Et see otsustamatus, aga tegelikult tõde on ilmselge. Et tahad seda nüüd tunnistada või mitte. Et võib olla mingi tõde. Ma vist natuke kordan juba, ma enam ei mäleta. Mida sa võib-olla nii väga ei taha tunnistada. Endale näiteks, võib-olla ka teistele. Aga sa tead, et mingi olukord näiteks liigub lõpu poole. Ja see valik on sinu teha. Või siis pigem on see, et otsus on vaja ära teha. Et valikut tegelikult ei olegi. Aga ma ütlesin, et valik on illusioon, on ainult otsus. See lõplik otsus on ainult, mis on vaja ära teha. Nii, aga vaata, mida sulle oraklikaardid ütlevad. Lõuend, ole iseenda esimene prioriteet või siis esmane prioriteet. Ja siin all on ka, et mõõk, tee see muudatus ja siin ta lõikab mõõgaga siis juuksed läbi nii-öelda, et ta lõikab enda juuksed maha. Ja see on see surmakaart jällegi tegelikult. Ja siin on ka, et ole iseenda prioriteet, siin ta hoiab iseennast, ta paneb ennast esikohale, et ta teab, et sina tead, mis on sulle vajalik, mis on sulle tähtis, millest sul näiteks puudu on ja mida sa vajad siis, mida sa oma ellu soovid. Tegelikult see natuke näeb välja just, kui ta põleks siin. Siin on sellised leegid justkui, aga ma ei tea, kas on lihtsalt praegu mulle jäi silma, et see sama oleks nagu tornikaart. Et kui torn laguneb, siis sina, ta joonistab siin lilli, et siis sina ise joonistad need lilled ja asjad sinna juurde. Et kui taustal näiteks torn laguneb, siis ei tähenda seda, et sa ei saaks lilli nuusutada ja oma elu ikka ilusti elada ja nautida elus ja luua seda nagu paremaks enda jaoks. Aga võtame veel sulle.
nii-öelda enesekindlus, edasiliikumine ei tähenda kindlasti, et sul on vaja enesekindlust või nagu endas kindlat olemist, siis on siin mõeldud. Kindel olemine nii-öelda Jumalasse on piisav koos teadmisega, et Jumal töötab läbi sinu ja sinuga nagu kõikidel viisidel. Toetu meile, kui su kindlustunne kõigub ja me aitame sind edasi nagu julguse ja usuga. Ehk siis sa võid olla natuke ebakindel, see on see mõõkade 2 jällegi, et põhimõtteliselt oraakli ja tarokaardid natuke kordavad lihtsalt. Sõnum sulle juba sai välja toodud justkui, et sa võid tunda ebakindlust, sa võid tunda muret, see on väga okei. Sama jutt, mis siin oli, et isegi kui see loss põleb, isegi kui olukord raputab ja tundub keeruline ja ongi keeruline mingil tasandil, siis sa saad ikka liikuda edasi, saad liikuda edasi hirmuga ja murega, et ei pea laskma ennast hirmul ja murel seisma jätta siis paigale ja kinni naelutada ennast. Ja ikkagi on jälle seesama põhiline kaart siin, et sul on olemas kõik, mida sa vajad. Toetu iseendale. Sina oled see, kellele sa saad kõige rohkem praegu toetuda enda sellele teadmisele ja sisemisele teadmisele nii-öelda. Aga võtame sulle veel siit kaarte. Ja suhted, ikkagi suhete teema tuli kohe välja. Et ma tõmbun nende inimeste poole, kes on minu kõrgeimaks hüvanguks nii-öelda. Et ühtepidi on see, et ka meie kõrgeimaks hüvanguks on ka need suhted, mis on nii-öelda negatiivsed ja mis näitavad meile, et kus me ennast oleme hüljanud, seesama, ja kus me oleme teised endast kõrgemale tõstnud ja seesama. Ja teistpidi on nüüd see, et sa oleks vaja edaspidi vaadata teistmoodi suhteid ja valikuid ja kuidas sa valid suhteid edaspidi ja kaaslast, et edaspidi võiks olla tõesti sinu kõrgeimaks hüvanguks positiivsel moel, mitte enam negatiivsel moel, mitte niimoodi, et sul on vaja suhetest õppida, vaid oleks vaja teistmoodi kuidagi vaadelda, aga see on järgmise etapi asi, järgmise etapi teema. Kõigepealt on vaja see üks etapp ära lõpetada ja nii-öelda terveneda ja taastuda ja ennast rohkem tundma õppida ja oma prioriteedid paika panna ja oma vajadused ja siis sa saad edasi vaadata järgmiste suhete poole. Võtame siit veel sulle. Ja see on jällegi suhete teema, et meid tõmbab ikka ja jälle tagasi nende juurde, kellega meid seob armastus. Nähtamatud niidid 2 inimese vahel on alatiseks, kui teineteist kord kirglikult armastatud on. Et võib olla keeruline, ma ei tea, ma siin näen seda, kuidas ma ei taha inimestele öelda, et sa pead lahku minema. Aga lihtsalt siin kaldub sinna poole, et sinu vajadused ei ole täidetud ja selle osas tasuks endaga aus olla. Ilmselgelt ja kui kaaslane on nõus ja valmis koos tegutsema, et seda suhet parandada ja vastu tulla üksteisele, teineteisele ja koos töötada selle kallal, siis ilmselgelt ka siis selles suunas liikuda. Aga seda on siis vaja teisele öelda. Ja vastastikku on vaja üksteisele öelda, et mida vajatakse, mida suudetakse üksteisele üldse pakkuda endast ja nii edasi. Aga siin ütlebki, et need sidemed on olnud ja isegi kui sa lähed lahku inimesega, siis ikka need niidid ja ühendused on olemas. Ja kui te edasi suhtlete, siis ka need ühendused on olemas, lihtsalt nad vaikselt hajuvad aja jooksul. Et siin on olnud see ühendus olemas ikkagi.
et isegi kui nii-öelda on lahkuminek, siis ühendus jääb. Ühendus ja mälestused jäävad ka nagu sinna südamesse ja mõtetesse. Et see inimene jääb nii-öelda alles, vähemalt mingil tasandil, et ta ei pea füüsiliselt jääma alles su ellu, aga ta jääb ikkagi nagu su mälestustesse alles, et sa ei jää nii-öelda otseselt millestki ilma. Lihtsalt sa võib-olla jääd ilma ideest ja turvatundest ja sellest, et keegi on su kõrval olemas. Isegi kui ta ei ole see, keda sa päriselt vajad oma hinges ja südames. Aga nagu ma ütlesin, et isegi kui see sõnum kaldub ühele poole justkui siin, siis sina tead paremini, mis sinu jaoks on hea ja mis suunas liikuda ja mida sa vajad. Vot. Aga seekord sulle sai selline sõnum ja ma loodan, et sa said siit abi ja selgust ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid grupi number 2. Sinu sõnumi, vaatame kohe. Sinul on peaingel Rafael ja tema ütleb, et ma kutsun peaingel Rafaeli toomaks tervendust ja teadmisi minu ellu. Et siin võib olla nii-öelda vajadus tervenemise järgi või mingid teadmised või mingi infot on vaja või tervendavat infot. Nii-öelda mingi selgus võib olla. Ja see võib olla südametasandiga, sest see on selline roheline, aga võib olla ka näiteks füüsiline või emotsionaalne. Et mingi tervendav energia või selgust toov energia või info vajadus võib siin olla. Aga need sõnumid, võtame sulle siit ka sõnumid. Ja siin on, et unusta kõik, mida tead, usud, arvad, ära oota midagi, ole voolamises. Ja see on see info muidugi. Unusta kõik, mida tead, usud, arvad, ära oota midagi, ole voolamises. No ütleme nii, et südameasjad ja armastus ja kõik need asjad on voolamises. Ja seal võib olla see nagu, et pea tahab ühte asja, süda tahab teist asja või et peaga teed ühte asja, ma ei tea, tormad, mõtled, et seda on teha, toda kolmandat. Aga südames on selline rahu, südames on pigem nii-öelda voolamine. Süda teeb pigem nii-öelda justkui intuitiivselt. Ja süda juhib nii-öelda õiges suunas tegema õigeid asju sinu jaoks, need, mis on päriselt õiged asjad. Et ütleme nii, et meid õpetatakse ja programmeeritakse nii-öelda läbi mõtete ja teiste inimeste uskumuste, et on vaja kindlat moodi tegutseda, on vaja kindlaid samme elus teha, on vaja kindlat moodi olla, kindlat moodi käituda. Aga seal on väga tihti ei ole seal südant sees, et seal on nii-öelda läbi mõtte tegutsemine ja läbi nagu punnitamise. Aga siin võibki olla see, et rohkem on vaja siis neid uskumusi ja neid mõtteid natuke tahaplaanile jätta ja püüda rohkem läbi südame siis asju teha või aega maha võtta kuidagi või olla voolamises. Aga vaatame, mida sulle tarokaardid ütlevad. Ja ma segan neid siin videos. Paar korda. Üks kord veel. Tõstan ja siis vaatame, mis sõnumid tulevad. Ja siin on jõud, tugevus. Mingi tugevus, ilmselgelt. Jõud. Kuskil on, ma ei tea, vaja tugev olla. Aga see on ka selline lõvikaart ja see on päike ja energia, elurõõm ja kirg.
midagi sellega võib olla. Vaatan veel. Sauade rüütel. Siin on keegi, kes tahaks õudselt, ma ei tea, tormata ja tegutseda ja liikuda ja minna edasi kuskile suunas, aga peab siin arvuti taga olema ja ta on selline pahane ka, et ta jälgib midagi siin, ma ei tea, kas numbreid või mida iganes siin vaatab. Aga kõrval on siis hobuse pilt ja siin ongi see jällegi see tugevus ja see sauade rüütel, et ühtepidi sa tahaksid võib-olla õudselt tegutseda ja liikuda ja mingis suunas juba minna või sa tahaksid juba kuskil olla ja et ma pean olema, ma ei tea, parem, ma pean olema, ma ei tea, näiteks rahaliselt mul peab olema parem seis ja mul peab olema maja, auto, ma ei tea, lapsed, miljonid, naine, mees, kes iganes, äri, maja, ma ei tea, kas ma ütlesin juba, et kõik need asjad peavad olema, aga tegelikult see ei ole selline läbi südame tegutsemine, ei ole üldse vale ka muidugi asjade nimel nii-öelda pingutada. Aga siin võib natuke paha meel olla sellest, et ei ole juba kuskil, kus sa omast arust peaksid olema. Aga see on ka see, et unusta kõik, mida sa tead, et ära oota midagi, ole voolamises, sest see, mis sa arvad, et sa peaksid elus kogema või see, mis sa arvad, et sa peaksid elus saama või saavutama või need sotsiaalnormid ja mingid verstapostid elus, et on tõenäosus, et kui sa valisid selle grupi, et sina ei pea neid samme tegema või tegema nii, nagu teised teevad või et sinul võib olla hoopis teine eesmärk nii-öelda elus, võib-olla sul on vaja hoopis midagi muud teha elus, nii-öelda vaja, et nii-öelda kõrgem plaan võib olla hoopis midagi muud ja sa ei tea, mis see on, aga nii kaua, kuni sa ajad taga nii-öelda valesid asju või siis, ma ei taha öelda valesid asju, aga sa arvad, et sa pead midagi tegema, pigem on see info ja on tõenäosus, et sul on hoopis vaja muud teha, aga sa ei tea, mis see muu on, kuni sa punnitad vales kohas. Ja siin ongi see, et ole voolamises, et võta samm tagasi vahelduseks. Võib-olla praegu, kuna sa vaatad seda või lähitulevikus, et võta vahelduseks nagu samm tagasi ja või vaata näiteks olukorda teise nurga pealt. Jah, just, see on mõõkade 4 ja tegelikult siin ta vaatab ikkagi seda arvutit, aga nüüd ta on juba eemal. Ta ei ole enam otseselt nagu selline pahane seal. Et ta vaatab natukene rahulikumalt seda ekraani juba. Aga ta on ikkagi natukene muserdatud, aga vähemalt ei ole ta enam nagu hambad ristis seal. Et kui sa võtad aja maha sammu tagasi, siis sul tulevad näiteks teistsugused mõtted selle olukorraga seotult näiteks või edasiste sammudega seotult. Ja siis saavad tulla uued mõtted sulle või saab tulla selgus näiteks, et hoopis mida teisiti teha näiteks. Et ma ei ütle, et sa ajad vale asja taga, aga näiteks see asi, mis sa teed, seda võib saada teha näiteks ka võib-olla teistmoodi või vaatame veel. Ja ta on ikka veel arvuti taga. See on sauade äss ja see on jätkuvalt ikkagi tegutsemine, aga võib-olla see on siis uut moodi tegutsemine. Sest sauad on selline tulisus ja ikkagi tegutsemine ja liikumine, aga siin on ka nagu inspiratsiooni. Ja see on teistmoodi, nagu ma juba ütlen, natuke kordan, et teistmoodi tegutsemine kui siin, kus ta on pahur, ta ajab numbreid taga ja siin on tegelikult vaba hobune, selline nii-öelda vaba mees vabal maal. Mingisugused piirangud on, ma ei tea, kas mõttelised või siis sotsiaalsed, mis iganes nad sinu jaoks on, mingi uskumus, mis kuidagi piirab või lase sul tõde näha olukorra kohta. See võib olla näiteks tööga seotud või mingi hobiga seotud või millegagi, mida sa näiteks arvutis teed või netis või näiteks mis iganes see on. Ja seda saab teistmoodi teha, nagu ma juba enne ütlesin. Või siis ka nii-öelda see külgetõmbeseadus, et
kui sa astud nii-öelda sammu tagasi, et kui sa ei hoia 10 küünega kinni sellest nii-öelda visioonist või sellest pildist, mis sinu peas on, et kuidas asjad peaksid olema ja sa astud sammu tagasi, siis sa lased need 10 küünt nii-öelda lahti sealt ja siis asi saab hakata lahenema või see asi saab ise hakata tulla sinu juurde kuidagi. Ja võib-olla ka vaja mingit näiteks mängulisust rohkem, et see ongi, et kuidagi liiga tõsine ei oleks. Noh, tõenäoliselt sina tead, mis teemaga tegemist on. Et aga mida vähem tõsine, kuidas ma ütlen, mitte et sa ei võtaks tõsiselt seda, aga liiga tõsiselt ei võta, siis seda paremini saavad asjad minna. Ja siin on mündi 7 ja see ongi see, et asjad lähevad nagu, hakkad kasvama. Midagi nagu hakkab kasvama, kui sa seda kuidagi teed teise energia pealt ja kuidagi kergemalt. Et sul võivadki olla mingid mõtted või uskumused ja see on saatana kaart all, ehk siis midagi ongi nagu liigne punnitamine siis. Mitte nagu ka meeleheide, aga võib-olla ongi see klammerdumine. Võin tõenäoliselt juba kõik, mis ma ütlesin, ma tihti kipun kordama neid sõnumeid. Et aga kui sa, kordan juba sama sõnumit, et kui sa tastud samma tagasi ja lähened asjale teise energia pealt või siis annad sellele asjale aega nii-öelda kasvada, siis nagu siis ongi see asi hakkab kasvama nii-öelda. Võib-olla siis ongi vaja niimoodi, et sa vahepeal panustad ja siis tõmbad tagasi. Või siis sa lased, ütleme, et kui on krüptoteema või selline rahateema netis hästi populaarne nii-öelda hetkel, et mitte kogu aeg seal nii-öelda silma peal hoida, näpu peal hoida, vaid tõenäoliselt on vaja samm tagasi astuda ja lasta asjadel kasvada ja või kuidagi ise siis panna asjad kasvama, ma ei ole spetsialist, aga tuleb see sõnum, mis siit tuleb. Aga liigume edasi orakli kaartide juurde, vaata, mis siit tuleb sulle. Nii-öelda püha söömaaeg või siis aeglusta ja tähista iseennast, ehk siis jällegi seesama, mis ma ütlesin, et võta aeg maha, aeglusta, ära tegutse üle, ära söö üle, ära mängi üle, ära panusta üle. Sul on vaja tasakaalu. Siin on ka, siin on see karikas maas ja siin on millegagi nagu liialdamine. Noh, see võib olla ka, ütleme nii, et näiteks söömine või mis iganes see sinu jaoks on. Et mingi teema, millel sa pöörad liiga palju tähelepanu, milles sa oled liiga kinni oma mõtetega, mingis kindlas pildis võib-olla oled kinni ja seda asja saab teistmoodi teha, aga ma juba kordan, vaatame veel. Siin ütleb, et see olukord, seda saab lahendada õrnalt ja armastusega, nagu sa oled palunud. Aga on ka vajadus sulle tugevuse järgi ja nii-öelda tõe järgi teiste inimestega, kes on sellega seotud võib-olla. Me seisame sinu kõrval, kui sa räägid oma tõde, andes sulle tugevust ja juhatust sinu sõnadega. No see tugevuse teema on ka siin samas, mis juba tuli välja. Et see võib olla, näiteks siin võib olla 2 teemat. Et üks on näiteks seotud, ma ei tea, tööga, hobiga, see võib olla ka seotud mingi teise inimesega. Võib-olla on sul vaja kuskil, ma ei tea, ausam olla, jagada oma, ma ei tea, muresid või jah, võib-olla lahti rääkida mingeid asju, et kui sul on siin see mure või mingi pinge, et siis võib-olla seda oleks hea jagada ja arutada seda, võib-olla koos mingi lahendus leida.
aga siin on ka seesama sõnum, et õrnus ja armastus, et jällegi see nagu tagasiastumine. Jällegi see, et lähene teisest küljest. Et nagu ikka oraaklikaardid tihti kinnitavad juba algset sõnumit. Vaatame veel sulle. Lein. Ma mõistan, et midagi kaotades see on võimalus seda hinnata. Okei. Hirm millestki ilma jääda. Hirm, võib-olla siis on need samad, mul tuleb mitu juttu, ma proovin ära rääkida, proovin meeles pidada. Hirm, need samad unistused või need soovid või need visioonid või need sammud, mis sa arvad, et inimene peab elus täitma. Et võib-olla on vaja need vahelduseks nii-öelda peast ära kaotada, mitte neile mõelda, mitte mõelda sellele, mida sa peaksid saavutama või mida sa arvad, et sa peaksid saavutama või mis sa arvad, et sa peaksid olema. Ja siin kordan jälle, et unusta kõik, mida tead, usud ja arvad. Ära oota midagi, ole voolamises. Et kui sa nagu kõvasti punnitad, ma tahan jälle öelda, et vales suunas või vale energiaga, vale meeleseisundiga, siis sa võid tekitada nii-öelda blokeeringuid ja takistusi olukorra loomulikus avanemisest nii-öelda. Et kui sa punnid ja pushid tagant liigselt, siis need asjad võivad nagu seisma jääda ja mitte minna nii, nagu sa tahad, sest tegelikult on teine võimalus, on teine tee, teine lahendus. Aga see ei saa võib-olla tulla, sest sina oma punnimisega ja energiaga kuidagi tekitad mingit blokeeringut. Ja ma juba ei mäleta, kas ma ütlesin, et aga kui sa need, ma arvan, et ma ütlesin, et kui sa need asjad, mis sa arvad, et sa peaksid saavutama, kui sa need lahti lased, siis võib tulla sul lein nii-öelda, et sa mõtled, et sa kaotasid kõik need asjad, mis sa peaksid justkui elus saavutama. Et aga sa ei saa kaotada midagi, mida sul ei olegi olnud. Et sa lihtsalt arvad, sa lihtsalt mõtled, et sa pead midagi olema või keegi olema või kuskile minema või midagi saavutama. Aga see on ainult sinu mõttes ja isegi teised võivad, ma ei tea, oma elu järgi sulle öelda, et sina pead ka olema nagu meie, sina pead ka saavutama sama asja nagu meie. Aga tegelikult ei pea. Ja on väga palju inimesi, kes elavad hoopis teistmoodi, kui ühiskond arvab, et nad võiksid elada. Aga võtan veel sulle. Ja siin on rahu, pane ennast hetkeks teise poole rolli ja mõtle, kas ta ikka käitub nii halvasti, nagu sa arvad. Korja oma halbadest aimdustest ära 3/4, siis näed tõde. Et jällegi see tagasi astumine, et see on nagu väga vajalik vaadata asju teise külje pealt ja rahulikumalt ja vähema punnitamisega. Ja kui see on kellegi teisega näiteks seotud, siis tõenäoliselt, ütleme, et kui on mingi arutelu või argument või isegi vaidlus näiteks, et siis tegelikult see inimene väljendab tema enda tõde ja see ei pea üldse tähendama, et see on halb või negatiivne, mille iganes kohta see käib. Ja see ei tule üldse halvast kohast. Et kui sa tunned, et ma ei tea, sind solvatakse võib-olla, et siis tegelikult see ei ole üldse kuidagi isiklik. Või ei ole nagu halvaga mõeldud. Siin natuke tundub, et see on nagu erinevad olukorrad. Ühtepidi nagu oleks võib-olla tööasi, võib-olla hobiasi, võib-olla natukene ka mingite inimestega seotud. Ja samas ka nagu teiste inimeste eeldused sulle ja ka sinu enda eeldused samamoodi sulle. Et siin võib olla väike kompott mitmest asjast ja siin oligi see soovitus, et astu nagu samm tagasi.
ja tegelikult sul saavad asjad hästi minna, kui sa astud selle sammu tagasi ja kui sa lähened teise külje pealt ja kui sa lased lahti arvamused ja eeldused, et kuidas asjad peaksid sinu arust olema. Ja siis saab siin tegelikult ees oodata edu ja sa saad hoopis teise energia pealt alustada uuesti ja palju paremini ja sa saad siit raskusest välja selle rõõmsama inimese poole, keda ootavad tegelikult, keda ootabki ees tegelikult mingi edu ja elurõõm ja võib-olla suurem rõõm, kui varem oli. Vot, aga seekord sulle sai selline sõnum ja tšau. Ja tere sinna, kes sa valisid grupi number 3. Siin on vahepeal natuke pilve läinud õues, natuke pimedam on, aga sõnumi sa saad ikka kätte. Ja hooliv süda on siin ema. Ja all ütleb, et ma olen kaitsev vaim ja püüdlen nii-öelda välja kogu elu poole armastusega ja kaastundega. Võib-olla sa oled sina selline hooliv, armastav inimene, naine, ema, mees, sõber, aga selline hooliv ja hoolitsev nagu ema. Midagi on rohkem sellega seotud, võib-olla lihtsalt on rohkem vaja näiteks avatud südamega elada või siis sa püüdled rohkem selle poole, et kuidas olla hoolivam näiteks teistega ja iseendaga. Vaatame veel sulle. Ja siin on, et vastupanu saab taltsutada läbi armastuse, alistumise, usalduse ja ikkagi see armastuse teema. Vastupanu. See võib olla kellegi teisega seotud, see võib olla kaaslasega seotud, ütleme, teiste inimestega võib olla seotud. Ja sa saad aidata ja toetada teisi läbi armastuse ja alistumise ja usalduse. Et võib-olla sul on vaja näiteks kellegi jaoks olla rohkem olemas ja neid toetaks rohkem see, kui sa oleksid armastavam, hoolivam, rohkem südames. Võib-olla isegi räägiksid rohkem läbi südame endast ja sellest, mis iganes olukord see on. Ma natuke aiman, aga sulle tuli tegelikult 2 sõnumit ja sina oled unes, näed tõde. Et vaata, mida veel teised kaardid sulle ütlevad. Aga jaa, midagi hoolimisega ja armastuse jagamisega. Ja siin on ka, et unes näed tõde, et võib-olla sa võid saada rohkem hetkel, ma ei tea, võib-olla on selgemad unenäod või on mingid unet, mis tunduvad, et see on kindla sõnumiga, see on väga tähtis, ma pean seda seletama või midagi, et jah, lihtne sõnum, unes näed tõde, hakkame segan. Kaarte siin paar korda. Veel üks kord. Ja siis ma tõstan. Ja mündi 2. Mitme asjaga tegelemine, nagu žonglöörimine, et näiteks siin on mündid ka. Näiteks tööga vaja tegeleda ja siis on mingi teine eluala ja 3. eluala, et on vaja mitme asjaga tegeleda võib-olla hetkel rohkem või mitmele asjale rohkem keskenduda, justkui ütleme, et ongi emad on tihti sellised, kes kõigega peavad hakkama saama. Olgu nad haiged, olgu nad õnnetud või terved või õnnelikud, ükskõik mis, olgu kui maailma lõpp, aga ema ikka jõuab kõik ära teha, tema saab kõigega hakkama, tema ajab kõik asjad korda kõigi eest. Laste eest teeb asjad ära, mehe eest, sõprade, vanemate eest, et kõige eest kannab hoolt. Võib-olla natuke liialdan, aga siin
tuleb selline asi mul hetkel rohkem välja. Ja siin on erakukaart ja valgus paistab, daamal paistab valgus. Ütleme nii, et lahendus on olemas ja kui on hetkel mingi keerulisem olukord, siis see võib natukene sulle mingit infot anda või siis nagu selgust ja teadmisi ja sulle avada mingit tõde näiteks sinu enda kohta ja elu kohta. Ja on ka mingisugune, ütleme nii, et valgus paistab taga, et sa hakkad liikuma, kui sa oled keerulises kohas, siis sa hakkad liikuma sinna valguse poole, sinna parema elu poole. Et see parem elu nii-öelda on olemas. Ja see on sauade kuninganna ja tegelikult ongi see, et ma tahan öelda, et kui sa ei ole juba nii-öelda elurõõmus ja elu täis, eluvaimu täis, siis see tuleb, see on tulemas. Aga kui sul juba on mingisugune elurõõm, siis see suureneb või siis see säilib, aga lihtsalt mingisugune elutarkus suureneb ka. Aga siin ma tahaks öelda ikkagi, et raskest kohast sa saad välja tulla. Ja mündi 7 see on nagu istutamine, nagu ta paneb siin selle väikse puu, paneb mulda ja ehk siis see on nagu uus elu. Ütleme, et uus elu on justkui kasvama pandud. Ükskõik, mis see sinu jaoks tähendab. Et võib-olla ütleme nii, et näiteks uude ellu astumine, kas see on siis kolimine või mingi uus hobi või investeerimine kuskile, miski, mis hakkab sulle näiteks tagasi tooma, ma ei tea, rõõmu või raha või midagi või tervist. Et kuskile nagu panustamine toimub, mis pikemas plaanis sulle tagasi toob ja palju rõõmu tegelikult võib tuua, et siin on ka all karikate 10 ja see on selline omadega kokkuhoidmine ja lähedased ja pere ja kõik see, et midagi sa oled võib-olla teinud oma pere jaoks, oma lähedaste jaoks selleks, et saaks asjad minna kuidagi paremaks. Vähemalt ütleme, et kui sa ei ole seda teinud, siis oleks hea seda teha, sellele mõelda. Ja mõõkade 3. Et on olnud siis, ütleme, et on võib-olla olnud mingi südamevalu või on see hetkel rohkem aktiivne. Ja see on, et vastupanu saab taltsutada läbi armastuse, alistumise, usalduse. Et kui sa tahad nüüd sellest nii-öelda südamevalust vabaneda, siis sellega aitab ilmselgelt armastus ehk siis oma südame avamine ja nii-öelda alistumine sellele valule, et kui on valus, kui on raske, siis minna sellesse tundesse sisse, seda tunda, mitte sellest põgeneda, vaid alistuda sellele ja alistuda ka nii-öelda muudatustele su elus, kui sul elus on muudatused ja kui on raskused. Et siis ka see valgus on tegelikult olemas, et tuleb lihtsalt nii-öelda läbi minna selle raskuse korraks, et siis saaks selle valguse sealt tagant leida üles. Et see valgus tegelikult on seal olemas. Aga vaatame, mida ütlevad sulle oraklikaardid. Haikala, uju eemale sellest olukorrast, et võib-olla keegi, ütleme siis, et keegi inimene, sest siin on ka südamevalu, see võib olla kellegagi teisega seotud, ütleme, et keegi inimene, kellest sa võib-olla mõtled eemalduda või oled eemaldunud ja see on sulle tegelikult kasulik, sest siin ütleb, et see on hai. Vähemalt sa ise tunned, et tema on sinu elus hai kala ja ta nii-öelda sööb su ära. Aga sina oled see merineits, et sina oled hoopis teine. Ehk siis te ei sobitu omavahel, te olete natuke erinevat masti, isegi kui on mingisugused sarnasused, sest mõlemal on kalasaba,
siis mingil määral te olete ikkagi erinevad ja te ei sobitu. Ja ei peagi sobituma, isegi kui mingil hetkel võib-olla tundus, et sobisite, aga enam ei sobi, siis see on okei, seda tunnista ja hoia eemale näiteks sellest inimesest, kui on võimalik ja nii palju kui võimalik. Siin ma tahan ka öelda, et sea piirid, et kui kaugele see inimene saab tulla, kui sa tunned, et see on vajalik. See ei pea tähendama seda, et olukord on eriti ohtlik või eluohtlik, aga lihtsalt võib-olla su mentaalsele seisundile, emotsionaalsele seisundile võib olla hetkel parem see, kui sa hoiad eemale mingist inimesest. Näiteks oled see naine, siis sellest meest eemale hoida ja võib ka vastupidi olla ilmselgelt. Oleneb kuulajast. Aga distants võib olla hetkel üks parimaid asju, mis sa teha saad enda jaoks nii kaua, kuni sa saad rohkem selgust, kuni sa saad rohkem oma peaga mõelda, oma südames olla, et sa saad rohkem võib-olla lihtsalt vaja natuke eemale astuda ja vaadata kõrvalt seda olukorda ja ikkagi läbi südame, kuigi see süda on katki ja see ei pruugi sulle päris tõde hetkel näidata ja ka peas sa ei pruugi kogu tõde näha. Aga ja korraks võib olla siis hea kuidagi eemalduda sellest olukorrast ja inimesest, kui võimalik või mingil määral ja nagu ma ütlesin, et siis piirid seada ühisele ajale või üldse kuidagi füüsiliselt ja võib-olla ka näiteks kui on netis suhtlemine, siis ka sellele, et siin on ema ja laps ikkagi, et võib-olla näiteks oli pere ühel hetkel ja nad on ikka pere, aga lihtsalt nad on nüüd eraldi ja siis ka seada võib-olla piirid, ajalised piirangud, et ka sellele mõelda. Vot, ka vaatame veel sulle. Siin süütus ja siin on ka tegelikult tal laps käes, et ikkagi see võib-olla lapsele keskendumine võib siin olla. Siin ütleb, et armas, kõik on süütud tões, et keegi ei saa kohandada Jumala kätetööd, sest tema kätetöö on nii-öelda täiuslik. Et kuigi me ei taha ka seda uskuda nii-öelda, et kõik on täiuslik, sellepärast et looja isa on kõik teinud, seega on see täiuslik, aga see on teine jutt. Ja anna meile oma tunded ja raskus, et me saaksime sinu koormat kergendada. Anna meile kogu süü ja viha ja süüdistamine, millega sa oled oma armastavat nii-öelda vaadet varjutanud ja naudi rahu oma südames taaskord. Et võib-olla ongi see, et ikkagi see nagu inimene, selle inimesega seotult oled sa võib-olla nii suurde raskusesse ja mustusesse ja pimedusse läinud ja sealt on vaja välja tulla ikkagi see südame teema. Ja siin on ka see süüdistamine, võib-olla iseenda süüdistamine, teise inimese süüdistamine, et see on vaja vabaks anda. Ja ma ei ütle kõik korraga, et kas või nagu vähehaaval tegeleda sellega, et siin võib aidata jällegi keegi terapeut või keegi, kes võib olla teadlikum selles osas, kellelt sa saad abi paluda, et võib-olla mingeid samme küsida, et kuidas saaks sellest välja tulla. Aga jah, et lihtsam on, kui sa ei süüdista ei ennast ega teisi, sest siis muidu sa keskendud selle raskusele ja raskele energiale. Aga kui sa suudad seda süüd nagu leevendada, nii-öelda, et siin anna kõrgemal ära oma mured, kas või mediteeri või anna nii-öelda terapeudile, et räägi välja, et kuidagi tegele sellega ka, et seda raskust vähendada oma hingest ja südamest ja kehast ja energiast, et see saaks nagu välja lennata ja et see elurõõm ja eluenergia saaks sinusse tagasi tulla. Et sa saaksid selliseks kirglikuks naiseks või meheks, kirglikuks inimeseks, kes jälle naudib elu ja kes tunneb rõõmu sellest.
päris pimedaks sa läinud, võib-olla siis ongi sulle nii pime, nii pime on sul elu hetkel. Huumor, jah, no ma tegin natuke huumorit. Ma valin keskenduda kergusele, elu kergemale poolele ja see võib olla see, noh ikkagi seesama, et raskus ära anda ja keskenduda sellele, mis on hästi. Et ilmselgelt näiteks see, et noh, kui sa saad näiteks kord nädalas käia, ütleme terapeudi juures ja talle välja rääkida, mis sul on rasket, siis näiteks ütleme, et ülejäänud aeg sa ei pea näiteks mõtlema sellele raskusele, kuigi sa ikkagi tunned seda. Aga kui sa saad aeg-ajalt välja rääkida, aeg-ajalt seda nagu lahendada justkui, noh, siin ongi see mõte, et sa tegeled sellega, et sa ei marineeri selles mustudes ja pimeduses ja valus. Et noh, jah, hästi. Aga et sa tegeled sellega ja lased seda vabaks vaikselt ja samas lisad enda ellu huumorit. Vaata näiteks naljakaid reele, vaata naljakaid filme, leia midagi, ma tean, naljakat või mõtle, kuidas sa ise saad rohkem lõbu ja naeru luua ja tekitada. Kuidas sa saad oma lähedastega rohkem naeru või kuidas, mis teistele, ma ei tea, nalja pakub, leia selles ka rohkem rõõmu. Ja et proovi luua oma ellu ja tuua oma ellu rohkem asju, mis sulle tekitavad rõõmu ja kergust ja nii-öelda nalja ja kõike seda. Vaata, ma võin sulle. Ja siin on, et tubli oled usaldanud oma sisetunnet, jätka samal kursil ja kõik laabub imepäraseid radu pidi. Ehk siis ütleme nii, et kui sa oledki nüüd teinud selle sammu ära ja sa oled edasi liikunud, sa oled sellest raskusest liikunud edasi või kui sa hakkad sinna poole liikuma, siis ongi see, et see valgus tuleb, see valgus paistab siin ja sinu jaoks lähevad asjad kergemaks. Lihtsalt, noh mitte lihtsalt, no sul isegi küünal ära kustunud vahepeal, kohe vahetan ära. Näe, ma tõin sulle uue küünla. Ehk siis, mäleta, mis ma ütlesin. Aga valgus tuleb su ellu tagasi, rõõm tuleb su ellu tagasi, kui sa nüüd selle raskuse läbi teed ja liigud sinna valguse poole ja siis ongi see, et see vana küünal nüüd sul kustus ära ja sulle tuleb uus, täiesti värske küünal, värske energia, kuigi ka järgmisel grupil kohe kustub küünal ära, mulle tundub. Aga ka nemad saavad uue valguse ja uue energia oma ellu. Ja siin on natuke seda huumorit siis, et see küünla teema. Aga jaa, et olukord raputab, sa saad sellest läbi, lahenda neid olukordi, lahenda neid emotsioone ja neid energiaid sinu sees, mis vajavad lahendamist, pööra tähelepanu endale, oma võib-olla perele, lastele, kui nad on seotud sellega ja ka neile paku armastust ja mõistmist. Ja paremad ajad ootavad ees üsna pea, aga läheb aega. Jah, aga sa saad juba praegu, nagu ma ütlesin, et tuua siis seda kergust ja rõõmu ja kõike seda oma ellu juurde. Vot, aga seekord sulle sai selline sõnum ja tšau. Ja tere sina, kes sa valisid gruppi number 4. Siin vahepeal eelmisel grupil läks üks küünal läbi ja ma pidin kollaseks panema. Või tähendab, üks roosa küünal eelmisel grupil kustus küünal ära ja ma panin neile uue küünla. Ehk siis nendel tuleb uus energia ellu. Aga vahepeal siis 2 grupi vahepeal kustus ka veel üks küünal ära ja siis sina sai nüüd kollase küünla endale, tähendab. Et sinul tuleb rohkem seda elurõõmu siis ellu tõenäoliselt. Aga vaatame, mis siin on. Jõuas on väga pimedaks läinud. Aga varsti peaks vihmapilvad ära minema. Ja sinul on peaingel Gabriel. Ja siin sõnum on, et ma kutsun peaingel Gabrieli, et ta tooks lootust ja intuitsiooni minu ellu. Ja ju siis sul on vaja, nagu öeldud, lootust.
intuitsiooni. tõenäoliselt on mingi teema, kus sa tahaksid võib-olla rohkem selgust või sa tahad kinnitust või lootust, et asjad lähevad paremaks. Et toimub mingisugune areng või sa tahad nagu teada, et mis suunas võib-olla minna või kuidas nagu võib-olla avaneda. Aga vaatame veel selle, vaatame sõnumid siit. Ja siin on, et sa oled väga tubli, võid enda üle uhke olla. Ja sa oled midagi hästi teinud ilmselgelt. Sa oled enda jaoks midagi võib-olla teinud hästi, sa oled võib-olla ennast valinud. Ja see kleit on ka valge ja puhas. Et võib-olla sa oled liikumas mingi kerguse poole või midagi on nagu, midagi läheb su elus paremaks. Võib-olla juba on hästi, aga siis võib-olla läheb veel paremaks. Aga vaatame, mida tarokaardid ütlevad ja ma segan neid videos siin. Kaks korda veel. Üldiselt ma segan video taga muidu, aga ma vahepeal näitan, et ma päriselt ka segan kaarte. Ja sulle siit esimene sõnum on mündipoiss ja ta vaatab väga lootusrikkalt nagu kosmose poole ja tegelikult mõlemad vaatavad sinna kosmose poole või kõrgustesse. Et võib-olla see ongi see intuitsioon ja see, sa tahad nagu mingi info, sa tahad midagi teada, midagi selgust või ma tunnen küll seda, aga ma ei oska seda seletada, et sa nagu ootad midagi võib-olla kõrgemalt poolt mingit avatust, et võib-olla, et sealt näidatakse sulle võib-olla mingit tõde, et see on natuke võib-olla vaimsemate inimeste kaart võib-olla, aga võib-olla lihtsalt sa vajad, et nagu siin juba oli öeldud, et seda lootust, et palun öelge mulle, et asjad lähevad paremaks, ütled näiteks kõrgemale poole niimoodi, et sa soovid võib-olla mingit kinnitust, et sa oled õigel teel ja et muidu universum toetab sind, et sa oled hoitud. Siin võib olla selline asi, vaatame veel. Ja mõõkade 9 tegelikult on mure ja stress, kuigi siin see kaart iseenesest ei ole väga tume, aga ikkagi jah, see on selline mure ja negatiivsus ja muretsemine, et mis saab, väga kõvasti hakkas õudes sadama, suur padukas. Aga ja mingi mure on, ma ei tea, mille pärast, võib-olla lihtsalt on mingisugused mõtted, mis keerlevad sul peas, mis tekitavad muret. Aga vaatame veel. Ja see on mõõkade 5 ja mõõkade 5 tegelikult on selline, võivad olla negatiivsed mõtted, võivad olla nagu argumendid või nagu vaidlused. Ja ka need ei pea olema teistega, nad võivad olla ka sinu endaga, et su enda peas mingid vaidlused või salgamised ka iseenda poole, et ei pea olema teiste inimestega seotud, et see võib olla ka sinu endaga seotud. Jah, et ei pea olema inimeste vaheline, aga vaatame veel. Ja karikate 5, et jällegi huvitav, et sellised natuke murelikud kaardid, mure ja karikate 5 on ka tegelikult muretsemine selle pärast, mida ei ole, aga siin on need karikad täidetud, ei ole ühtegi karikat, mis oleks pikali, mis oleks nii-öelda tühi, ma tahaks öelda, kuigi need 3 karikat siin midagi neist voolab välja, aga nad on ikkagi püsti.
et võib-olla siis on siin, et kui sa varasemalt oled olnud võib-olla negatiivsem või on olnud selline raske aeg või on tulemas võib-olla keeruline aeg, kus sa oled rohkem peas või rohkem stressad, siis sa võid küsida kõrgemalt poolt abi, sa võid küsida kelleltki lähedaselt abi või toetust või kinnitust, et näiteks ma ei tea, et kas meil on okei või nagu kõrgemalt poolt, et palun mingit kinnitust, et ma ei tea, asjad lähevad paremaks või palun mingit lahendust, et kuidas ma saaksin seda olukorda parandada, et võib niimoodi olla. Aga vaatame veel. Ja siin on keiser ja tegelikult keiser, tema kontrollib, ütleme, et tema nagu kontrollis, tema juhib, tema ei ole kontrollijat väljas. Et võib-olla sul on parem või kasulik on võib-olla lähiajal siis olla ka nagu keiser ja kontrollida oma mõtteid, kontrollida olukordi ja ka oma sõnu võib-olla teiste inimestega ka rääkides, et olla ettevaatlik või tähelepanelik selle osas, mida sa võib-olla räägid iseenda peas või ka teistele. Et ei läheks kontrolli alt välja nii-öelda su mõtted ja et ei läheks kontrolli alt välja mingid vestlused näiteks teiste inimestega. Et võib-olla oleks hea olla tähelepanelikum näiteks lähiajal selle osas, mis mõtted sul on, mis mõtted sa pähe lubad ja kui kaugele sa lased minna nendel mõtetel, et nad ei rulluks, et see pall ei hakkaks veerema, et see läheks liiga mustaks ja liiga raskeks, sest tundub, et siin on hetkel natuke rohkem seda ohtu, vähemalt lähiajal, see võib kesta ainult mõnda aega. Ja sest hetkel on Merkuuri retrokraad ja siis tihti inimestel on need mõtted negatiivsemad paljudel ja paljud on rohkem sellised argumenteerivamad ja asjad lähevad rohkem valesti, et juuli lõpuni kestab see aeg, et võib olla sellega seotud näiteks, et ole tähelepanelik kuni juuli lõpuni ja siis peaks jälle paremaks minema mõneks ajaks, aga on ka inimesi, keda see nii väga ei mõjuta need ajad, nii et sina võid olla üks nendest, keda see mõjutab. Ja kui see ei ole ka sellega seotud, kui on see mingi olukorraga, siis ikkagi ole tähelepanelik ja ole olukorra nii-öelda peremees. Aga vaatame, mis oraklikaardid sulle ütlevad. Kuld, sul ei ole vaja kedagi teist, et sind tervendaks. Ja siin on ka draakonid. Tapa nad kõik ära ja need on see mõõkade 9. See mõõkade 9 on selline mure ja stress ja need draakonid, kes sinu lossi, sinu paleed, sinu inimese tasandit, sinu keha mõtteid võivad rohkem kiusata. Neid siis püüa kuidagi eemaldada juba eos, nagu ma ütlesin, juba eos, kui see mõte hakkab tulema, mingi raske mõte hakkab tulema juba eos, nopi selle halva mõtte juur välja, viska minema ja asenda see mingi teise mõttega või püüa olla produktiivne, püüa mõelda produktiivseid mõtteid, et mingeid lahendusi luua või teha midagi selle asemel produktiivset, et sul ei oleks aega mõelda neid negatiivseid mõtteid ja et need nii-öelda draakonid ei saaks kasvada suureks. Ja siin on ka, et sul ei ole vaja kedagi teist, et sind parandada. Mulle tundub, et kuigi siin ütleb, et peaingel Gabriel, too mulle palun lootust ja intuitsiooni. Aga siin ütleb sulle, et sul ei ole vaja kellegi teise abi. Tõenäoliselt või siis oleks hea, kui sa ei ole seda varem teinud, siis katseta seda lahendust, et ei lase pallil suureks veereda. Et sa hakkad või kui on mingid harjumuslikud negatiivsed mõtted, et sa igapäevalt harjunud mõtlema negatiivseid mõtteid, näiteks hommikul, ma ei viitsi tööle minna, ma ei tea, õhtul jälle ma pean kõikidele süüa tegema või kõik, mis iganes mõtted võiksid olla või et mul ei mahu riided selga või mis iganes. Et mõtle teistmoodi ja sina ise saad ennast aidata kõige rohkem nende mõtetega.
et neid parandada või neid ümber muuta, siis tähendab, et see, kuidas sa oled harjunud mõtlema, et asendada neid teiste mõtetega, siis nii-öelda toetavate mõtetega. Näiteks kui riided ei mahu selga, siis toetav mõte oleks hästi, ma siis hetkel lähen ostan suuremad riided ja kui on vaja, siis ma teen trenni hiljem, aga ei ole mõtet terve see aeg mõelda kogu aeg, et sul on midagi viga, et tegele lahendustega pigem. Aga võtame veel sulle. Siin on, et ole endaga aus, vaata oma südamesse ja sa tead tõde selle olukorra kohta. Sul on turvaline tunnistada iseendale tõde, sest see toetab sind ja juhendab sind läbi vajalike muudatuste, mida sul on vaja teha. Ja toetu meile, siin on mõeldud inglitele siis, et saada julgust ja tugevust, et võtta enda eest hoolt, et kanda enda eest hoolt ja keskendu ainult oma tõelisele kirele ja soovile ja siis need saavad tulla sulle inglitiivul. Ehk siis mingi olukord, millegi osas on sul vaja enda kuidagi ausam olla võib-olla ja endale tõde tunnistada. Kas see on siis su endaga seotud või näiteks kellegi teisega või mingi olukorraga seotud, aga oleks hea natuke kaevuda sinna pinna alla või siis nende negatiivsete mõtete alla, nende raskete emotsioonide alla, mis sul on, et mis neid põhjustab näiteks või kust need tulnud on või ma ei tea, kas neid on üldse mõtet mõelda. Aga kui on mingi olukord, kus sa tunned, et sa ei ole endaga päris aus olnud, näiteks kellegi teisega seotud või mingi tööga seotud, mis iganes, et siis oleks hea endaga aus olla või vähemalt natukenegi ausam endaga olla, et kus sa oled asjad natuke võib-olla vaiba alla pühkinud ja ei taha, ma ei tea, aus olla, pigistad ühe silma kinni näiteks mingites olukordades, kuigi sa tead, et neid saaks, ma ei tea, lahendada või neid oleks hea kuidagi, et noh, mingi areng peaks olema kuskil või midagi peaks nagu teistmoodi olema. Jah. Aga vaatame veel sulle siit. Aktsepteerimine. Ma õpin aktsepteerima asju, mida ma ei saa muuta. Ehk siis see on jälle see sama asi, et senikaua, oli see eelmine mõte, et mul ei mahu riided selga, et nii kaua, kuni nad ei mahu sulle selga, siis osta lihtsalt natuke suuremad riided. Samal ajal tegele ka lahendusega. Ehk siis aktsepteeri, et tunnista endale tõde, et jah, see on probleem minu jaoks. Ja aktsepteerin seda, et see on tõde, see on niimoodi, ma tunnistan seda. Ja siin ütleb, et ma ei saa seda muuta, aga kõigepealt aktsepteeri seda. Ja kui sa saad, siis muuda seda, aga kui see on tõesti asi, mida, ma ei tea, füüsiliselt näiteks mingi asi, mida sa päriselt ei saa muuta, siis aktsepteeri ka seda, et sa ei saa seda muuta ja sa saad ainult oma mõtlemist muuta sellega seoses. Tõesti on asju, mida me ei saa muuta. Võib-olla ka siis ka need negatiivsed mõtted, et võib-olla nad tulevad ja aktsepteeri seda, et nad tulevad ja siis nad jälle lähevad. Aga ei tohi nendesse kinni jääda. Jah, aga teeme sulle veel ühe kaardi siit. Sinu peas on nii palju küsimusi ja ei ühtegi vastust, aga tahaksid teada, väga tahaksid. Kannatust aeg vastusteks ei ole veel küps. No, see on seesama need muremõtted, mis on siin ja üldse võib sul olla palju mõtteid või
või sa tahad mingeid vastuseid, siis on seesama, et vaatab nagu sinna taevasse, tahab mingeid vastuseid või tahab mingeid lahendusi, tahab, et asjad oleksid, ma ei tea, juba lahendatud või kuigi siin ütleb, et sa oled väga tubli, et võid enda üle uhke olla, aga mingis osas sa natuke võib-olla töötad endale vastu, et sa ei märka seda, et näiteks kui sa oled tubli või sa ei tunnista või sa tunnusta, noh kahtepidi jah, et sa ei tunnusta ennast, ma ei tea, lahenduste eest või heade asjade eest, mida sa oled teinud. Ja sa ei tunnista näiteks ka tihti endale võib-olla, et kui sa oled midagi teinud hästi. Jah. Ja aeg vastusteks ei ole veel küps. Mingi asi vajab veel aega, vajab veel, ma ei tea, marineerimist või lahendust. Et mingid asjad alles on nii-öelda liikumises, ehk siis lahendus on alles vormi võtmas ja võib minna aega, kuni mingisugune, ma ei tea, kas lahendus või need tulemused hakkavad ilmuma, et need on alles kaugel. Aga sa saad juba praegu teha mingeid samme, sa saad juba praegu neid lahendusi ja neid samme siin teha, mis ma ütlesin. Ja sa saad, kui sa võtad näiteks suuna sinna poole, et hakata asju lahendama või aktsepteerida mingeid asju, mida sa päriselt muuta ei saa. Ja mingit tõde endale tunnistad, et siis ka nagu tunnustada iseennast. Ja ikkagi samas anda ka aega asjadele, et nad saaksid siis laheneda. Ja nüüd hakkab vaikselt päike ka välja tulema õues. Et selline natuke huvitav sõnum. Võib-olla hetkel sul ongi lihtsalt sellist sõnumit vaja. Et siin ei ole nagu väga palju selgust, aga ma loodan, et sa said siit midagi, ma loodan, et see kõnetas sind kuidagi ja et see lahendus sa saaksid seda lahendust kasutada ja kasutusele võtta ja ise võib-olla neid lahendusi siin välja mõelda, endaga aus olla, et mis see lahendus peaks sul olema, et seda olukorda leevendada, mis sinu jaoks on. No ja need draakonid võivad olla ka mitte lihtsalt mõtted, aga mingid halvad harjumused, mingi käitumine, mingid valikud, mis sa tead, et ei ole sulle hea. Ja nüüd on aeg need hakata siis katkestama ja lõpetama ja ära muutma ja teistmoodi tegema hakata. Ja võib-olla siis ka selles osas, et paluda ka neid lahendusi siis ja, et mis need võiks lahendused olla, et kuidas sa saaksid oma elu paremaks muuta, et ka sellele infole võib-olla avatud olla rohkem ja et ka sinu intuitsioon, et see saaks, et sa oskaksid seda rohkem märgata siis. Jah. Aga ma loodan, et sa said siit oma sõnumi kätte, vajaliku info ja lahenduse ja suuna. Ja seekord sulle sai selline sõnum ja tšau.